Lugupeetud ettevõtjad, visionäärid ja lääne harjukad, et mul on väga suur rõõm siin teie ees olla ja rääkida mingil muul teemal kui ühe seminariruumi väljaandmine. Aga me kõik teame seda tuntud paradoksi, et tänapäeva meteoroloogid suudavad ilma ennustada märksa täpsemalt kui majanduseksperdid tulevikku ja seda nii lühi- kui pikaajaliselt. Et miks see nii on? Tõenäoliselt seetõttu, et ilm allub füüsikaseadustele samal ajal kui majandus sõltub pigem inimpsühholoogiast, eelarvamustest, ootustest ja irratsionaalsusest. Või nagu öeldud, ilm on keeruline, aga vähemalt see ei püüa turgutada aktsiahindu või varjata majandusprognoose valimiste eel. Ometi on meil siin saalis koos hulk inimesi, kes vaatamata sellele määramatusele suudavad ja tahavad edendada tulevikku vaatavaid ettevõtmisi. Neid, mis ei too kasu mitte ainult ettevõtte omanikule, vaid loovad väärtust kogu ühiskonnale. Sealhulgas ka Maksu- ja Tolliametile, kes tänu edukatele ettevõtetele saab täita oma igati tänuväärset rolli riigieelarve täitmisel. Tõsiasi on, et tõelised majandusedu vedurid ei ole üksnes suured investeeringud või globaalsed trendid, vaid inimesed, teie, kes siin kohapeal Paldiskis loote töökohti, katsetate uusi ärimudeleid ja toote piirkonda arenguvõimalusi, mida võib julgelt nimetada oma ajast ees olevaiks. Ja siinkohal ei saa aga mööda vaadata ka ühest hiljutisest episoodist, mis Paldiski ettevõtluskliimat puudutas. Tegu oli olukorraga, kus pikaajalist arendustegevust vedanud eraettevõtte ja riiklik infrastruktuuriettevõtte ei jõudnud koostöös soovitud tulemuseni. Nii-öelda käpa juhtum. Vedelgaasi varustuskindluse tagamiseks vajalik kai muutus sümboliks sellest, kui oluline on koostöö. Mitte üksnes tehingute, vaid ka usalduse tasandil. Ja ma usun ja loodan, et sellest ei jäänud püsima mitte solvumised ega seljapööramised, vaid teadmine, et kui tahame suuri asju saavutada, siis peame seda tegema koos. Koos tegutsemise kohta on kasutatud ka sõna Private-Public Partnership, PPP. Et see ei ole pelgalt termin, vaid ka tasakaalukas ja praktiline viis, kuidas ehitada vastupidavat ja läbipaistvat investeerimiskeskkonda. Sest eraettevõtjale, olgu ta Infortar või Norra pensionifond, on oluline kindlus, et poliitilised tuuled ei muuda homme kõike, mis täna on kokku lepitud. Ja kui kasutada üht kujundlikku paralleeli, siis Mary Poppins saabub idatuulega, kuid lahkub läänetuulega. Ja meie siin ei vaja tuulelippe, vaid majakaid. Ja see PPP võiks olla ka üks lahendus, mis aitaks usaldust riigi ja ettevõtjate vahel tõsta. Just siin tulebki mängu riigi roll ja regulatsioonide mõju ettevõtluskeskkonnale. Et see on ka tänase konverentsi esimene fookus, et kuidas kujundada selline õigusraamistik, mis ei oleks takistus, vaid tugi majandusarengule. Kuidas muuta haldusmenetlus mitte pelgalt kontrollimehhanismiks, vaid koostööplatvormiks, mis arvestab nii ettevõtja kui riigi pikaajalisi eesmärke. Et selline koostöö saaks õnnestuda, on tarvis viljakat pinnast, stabiilset õiguskeskkonda, selget visiooni ja toimivat dialoogi ettevõtja ja avaliku sektori vahel. Aega võib sellises koostöös kaotada natuke rohkem, ent teekond, millele ühiselt asume, viib kaugemale, just sinna, kuhu tahetakse päriselt jõuda. Aga kui rääkida stabiilsusest ja pikaajalisest mõtlemisest, siis peame puudutama ka üht teemat, mis viimaste aastate jooksul on kujunenud meie majandusliku vastutustunde testiks. Viimaste aastate kahjulikumaid möödalaskmisi oli kahtlemata teise pensionisamba lammutamine. Et see otsus on tulevaste pensionäride taskust hinnanguliselt ära võtnud ligikaudu $500 miljardit. See on reaalne summa, mis oleks viimase 3 aasta fonditootluse juures saanud kasvada ja tööd teha tulevaste pensionide heaks. Selle asemel see raha lihtsalt kadus. Kahjud ei piirdunud vaid saamata jäänud tuluga. Kui sambast vabastatud raha suunati tarbimisse ligikaudu $2 miljardit, paisus inflatsioon ja langes ostujõud. Inimesed tarbisid kiiresti, kuid maksid kaudselt selle eest palju kallimat hinde.
Ja alguses näis, et riigieelarve sai sellest isegi kasu, sest välja võetud pensionirahalt laekus tulumaks, laekus ka käibemaks, kuid hilisem analüüs näitab, et tegemist oli klassikalise püksi pissimisega. Ühekordse tuluga kaeti püsikulud. Ja kui püsikulud kasvavad, aga uusi katteallikaid ei ole, siis jääb riigil hiljem valikuvõimalusi väga väheks. Nii ei jäänudki 2023. aastal ametisse astunud valitsusel muud üle, kui hakata tõstma makse. Tõstma makse selleks, et vältida eelarvekrahhi. Ja kokkuvõttes näeme, et lühiajaline kasu, olgu poliitiline või rahaline, võib viia pikaajaliste majanduslike kahjudeni. Rahandusest tuleb mõelda järgmistele põlvkondadele, mitte ainult järgmistele valimistele. Aga räägime nüüd tulevikust, mitte möödalaskmistest. Paldiski ettevõtjate liit tähistas hiljuti oma 15. sünnipäeva. See on igati märkimisväärne saavutus, arvestades tänapäeva majanduse keeristormilist iseloomu. Et samas on 15 aastat ikkagi veel pigem algus. Noore inimese puhul räägitakse ideaalse potentsiaaliga ajast, kui mässumeelsus kohtub maailmapildi laienemisega. Ja loomulikult ma ei taha väita, et ettevõtjad on justkui puberteedieas, keda peab kasvatama. Pigem vastupidi. Et mul on tunne, et just siin selles saalis on küpse visiooni ja terve ambitsiooni koostoime. Särts ja sisu. Ja seda peaks märkama nii ministeeriumides, ametites kui ka Riigikogus. Täna saab konverentsi üks olulisemaid osi olema kindlasti ka teine sessioon, Pakri väärtuspakkumine. Sest Pakri ei ole ju ainult poolsaare nimi. See tähendab ka 2 saart. Suurt ja Väike-Pakrit, mis kuuluvad Paldiski linna territooriumi alla ning on ühtlasi ka maastikukaitseala. Ajalugu nende saartega on kohati kummaline ja kurioosne. Et omaaegne peaminister ja Riigikogu liige Andres Tarand meenutas, kuidas Nõukogude õhuväe kindral Abdurrahmanov põhjendas Pakri saarte pommitamist sellega, et need meenutavad Inglismaad ja Iirimaad, tulevasi sihtmärke. Et kui see ei ole mõtteviiside erinevuse sümbol, siis mis see üldse on? Tänaseks on maailm muutunud. Aga sõda ei ole kadunud. Me näeme seda Ukrainas ja see mõjutab paratamatult ka Eesti, aga ka Paldiski arenguplaane. Ent selle juures on meil eelis. Meil on vabadus mõelda, arutada ja kavandada ise oma tulevikku. Pikalt ja vastutustundlikult. Pakri saared ja laiemalt kogu meie piirkond võivad olla palju enamat kui vaid sõjatsoonide peegeldus. Siin võib kasvada loovmajandus, tärkeda puhkemajandus, mis toetab väikese ja keskmise ettevõtluse elujõulisust. Need ideed väärivad tähelepanu mitte kui utoopiad, vaid kui realistlikud võimalused, mis ühendavad looduse, ettevõtluse ja kogukonna elujõu. Ja kui räägime tulevikust, millestki, mis kestab kauem kui ükski investeering, maksumäär või valitsuse koosseis, siis ei saa me mööda vaadata ühest lihtsast, ent sügavast tõest. Parim majanduspoliitika on hariduspoliitika. Just haritud, avara, silmaringi ja kriitilise mõtlemisega inimesed on need, kes loovad innovatsiooni, juhivad ettevõtteid, võtavad vastutuse ja hoiavad ühiskonda tasakaalus. Seega, kui me soovime Eestit, Paldiskit ja ka seda Pakri poolsaart siin edendada kestliku ettevõtluskeskkonnana, peame samaväärselt pingutama selle nimel, et igal noorel oleks juurdepääs kvaliteetsele haridusele. Haridusele, mis ei tooda mitte ainult töötajaid, vaid loovmõtlejaid, kodanikke ja eestvedajaid. Head kuulajad, täna ootavad meid ees sisukad arutelud, uued vaatenurgad ja loodetavasti ka uued koostööalgatused ja soovin kõigile inspireerivat päeva, avatud meelt ja koostöist hoiakut ja Paldiski ettevõtlusele edu ja pikka iga. Suur tänu!